Tere! Mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna olen tulnud avastama Ülemiste Cityt. Tegu on siis Tallinnas ettevõtluslinnakuga, mis asub endise Viigateli vagunitehase territooriumil. Ja nagu mu selja tagant näha on, siis Ülemiste City üks selline põhisümbol on vihmavarjuga tüdruk. Ülemiste City asub logistiliselt väga magusa koha pealt. On ju ühel poolt siin raudtee, siit on kohe näha ka Rail Balticu reisiterminali ehitustööd. Aga lisaks on ju siin ka kohe lähedal lennujaam, suur Tallinn-Tartu maantee ja tuleb ka trammiliin kohe Ülemiste City juurde. Nii et logistiliselt on kõik võimalused olemas, et sellest Ülemiste Cityst saaks areneks väga tugev ettevõtluskeskkond. Enamikele majadele on antud nimed, seesama maja vasakul on nimega Lind, see ei tule siis Tiivulisest, vaid majade nimed on saanud mingi eriala tuntud inimese järgi ja Lind on tegelikult Artur Lind, Eesti molekulaarbioloogia rajaja ja professor. Aga need majad ise on siis kas vanad Viigateli tootmis- või administratiivhooned või on siis rajatud täiesti juba uued. Et selle Ülemiste City üks selline eripära ja huvitav ongi see, et on leitud sobiv kooslus vana ja uue ühendamisega. Majade vahel aga lookleb selline roheline joon, mis tähistab kõnnikoosolekut, mis kui läbi peaksid käima, see on ringikujuline, et 20 minutit peaks selle tegemiseks või läbimiseks aeg võtma. Ehk siis, kui on vaja koosolekut pidada, siis on variant ka hoopis sõber kaasa võtta või töökaaslane kaasa võtta ja koosolek hoopis õues ära pidada. Rõõm on näha, et linnakus on ka ikka väike välijõusaal, et saab sellise jõupausid teha. Ja mis täitsa omapärased atribuutik on selline kõnnitrenažöör, kuhu peale saad minna ja siis hakata kõndima. Kas tagurpidi või edaspidi? Ning täitsa omapärane oli ka sellised trenažöörid, kus istud pingil ja väntad. Tänava nimed viitavad siin vanad Viigateli rasketööstuspärandile. On ju tänavad Lõõtsa, Sepise, Valukoja, Ääsi. Siin on ka selline puhkeala tiigiga, pargipinkidega ja vana veetorn, mille taga on siis juba uued büroohooned. Siis ka hea näide, kuidas siis vana ja uus kombineeritakse kokku. See siis on trammitee koos tunneliga, mis tuleb sealt siis T1 kaubanduskeskuse poolt. Hetkel on see suletud, kuna ehitatakse Rail Baltica reisijate terminali. Aga muidu see trammitee läheb siit lennujaama. Ülemiste City on siis lennujaama kõrval, et kui kontor asub siin, siis on rahvusvahelisi külalisi vastu võtta või ise välismaale komandeeringusse minna. Mingi lennuk saime ka kaadrisse. Kindlasti tasub sisse kaeda on Alma Toomingas. Alma Toomingas oli siis esimene Eesti naisprofessor ja farmatseut. Aga lähme piiluma. Mis siis selle Toomingumaja eriliseks teeb on siin, et see on eraldi talveaed või botaanikaaed koos kuldkalade tiigiga. Täitsa aega, lausa oma purskkaev ka või selline voolav vesi ka. Siin samas majas Freia kohvik pakub ka imelist vaatepilti. Siin on ka siin troopilised taimed, aga ka imeilus, ma ei tea, kuidas öelda, saal või aatrium või oma imeilusate lateratega.
siin oksasti ehitus käib, valmib Tervisemaja 2. Esimene on seal. Ehk siis Ülemiste Cityl on ka päris mitmed meditsiiniga seotud ettevõtted. Ja näha siis ka sinna tahapoole veel valmib veel üks maja, ehk siis City areneb. No nii, mina hakkan ringkäiku siin Ülemiste City's lõpetama. Kui teil on soov ka mõningase majja sisse piiluda, siis arvestage sellega, et majad on lahti ainult tööpäeviti ja õhtul kella 6-ni. Aga kuidas vana kohtub uuega, seda kindlasti näete siin oma silmaga, kui te väikese ekskursiooni teete. Minu poolt kõik ja näeme uues. Kalakesed nägid mind ja tormasid minu poole. Ilmselt nad lootsid, et süüa saab. Aga näe, võta näpust.